Meie eelmise nädala lugu laps narkodiileritest tekitas järjekordselt elava diskussiooni, kas kanepi kasutamine ja eeskätt just noorte seas on probleem või pseudoprobleem. Arstide sõnul on niinimetatud kergete narkootikumide ohutus müüt ja selle tõestuseks lubati meid ekskursioonile palatitesse, kus neid noori ravitakse. Uimastiäri on koolilaste seas imbunud sügavamale kui kunagi varem. 3 aastaga on politsei tabanud ligi 140 narkoäriga seotud alaealist, neist mitmed on reaalselt vangi mõistetud. Pilt on hullem, kui keegi arvata oskas. Selliste jõuliste avaldustega kutsus pealtnägija eelmise nädala saates lapsi ja nende vanemaid mõistusele narkopolitsei juht Kaido Kõplas. Kurb on see, et nõudlus on väga suur. Et hetkel on olukord, võib isegi öelda, et nõudlus ületab pakkumist. Tagasiside ehmatavatele faktidele oli vastuoluline. Enamus kommentaatoritest ei saanud ilmselt aru, et meie loo fookuses olid lapsed ja ainult lapsed ning raiusid kooris, et politsei külvab mõttetut paanikat, sest laste seas järjest populaarsem kanep on alkoholist märksa leebem. Süütu ja ohutu mõnuaine, mis ei tekita mingeid tervisekahjustusi. Paraku on see üldlevinud arusaam ka laste endi seas, nagu kirjeldas pealtnägijale ühe Tallinna Keskkooli 11. klassi õpilane, kes on erinevate uimastitega pidevalt kokku puutunud juba 4 aastat. Aga kanep? Seda ei võeta üldse nagu narkootikumine. Selles suhtes, et see on taim. Eks? Ja lihtsalt, sellepärast, et sellest lihtsalt tuleb inimestel hea tuju lihtsalt. Miks peaks inimene välja vahetama midagi, mis talle nii palju rõõmu pakub, kui sul pole peale esimest korda mitte midagi halvasti läinud? Siis sa ju saad aru, et tegelikult võib-olla see on normaalne. Võib-olla see peaks legaalne olema. Võib-olla see on hea asi. Kuidas murda müüte kanepi ohutusest? Võib-olla raputavad vähemalt kedagigi need ehmatavad lood, millega puutuvad igapäevaselt kokku spetsialistid Tallinna lastehaiglas ja Tallinna laste turvakeskuses. Neid lugusid on 10, kuid esile neist toome vaid markantsemad ja arusaadavatel põhjustel laste õigeid nimesid me ei avalikusta. 14-aastane Tõnu oli korralikust ja tublist perest. Koolis läks aga poisil halvasti, ta ei viitsinud seal käia ja istus pidevalt kodus arvutis. Siis hakkas hulkuma ning sõpradega kanepit kimuma. Väga kiiresti tekkis Tõnul kanepi psühhoos. Poiss kaotas reaalsustaju, muutus paranoiliseks ja agressiivseks ning läks kallale oma vanematele, keda ta tihti enam ära ei tundnud. Tal oli terve siuke luulusüsteem selles, kuidas tema on maailma valitseja ja kuidas tal oli seal pikk lugu sellest peeglitagusest maailmast, et ta veetis päevas pikki tunde peegli ees ja nägi seal mida iganes ja muidugi samas oli tal ka hirmud, et seal peeglist võivad tulla selle teise maailma teemonid tema tuppa, mille tõttu teda haarasid vahepeal meeletud hirmuud ja unehäired, mis inimestel tuleb, nad ei suuda magada. Lastehaiga psühhiaatritele kulus ligi aasta, et saada Tõnu psühhoos enam-vähem kontrolli alla. Kool jäi tal aga pooleli ja päris terveks ta kahjuks enam ei saanudki. Tõnu põeb skisofreeniat. On inimesi, kelle aju on nii tundlik, et ta saab enam-vähem esimeste kordade peale, ehk et see on selles mõttes täielik vene rulett, sa ei tea, millise geneetilise pagasiga sa oled sündinud. Kui sinul on olemas suurem tõenäosus haigestuda esmasesse psühhoosi, siis kanepit kasutades võid sa selle läve tuua madalamale ja sinul võib see haigus selle tõttu välja lüüa. See võib ka olla puhas kanepi psühhoos, mis läheb tarvitamise lõppedes mööda, jah. Aga sa võid olla ka sellest sihtgrupist, kellele vallandub päris tõsine psühhoos, millest hiljem saab skisofreenia, eks ole. 13 aastat tagasi loodud Tallinna lastehaigla psühhiaatria osakonnas on vaid 6 voodikohta. Hea seegi, sest 2 aastat tagasi oli neid ainult 4. Voodid pole siin kunagi tühjad, sest sõltuvus- ja käitumisprobleemidega lapsi on rohkem kui aidata jõutakse. Aastas käib siit läbi ligi 120 last. Neist kolmandikul on narkoprobleemid, valdavalt kombineeritud kanepiga. Narkopatsiendi keskmine vanus on siin 14, noorim on olnud kõigest 9-aastane. Juba aegade alguses saadik meil on ikka regulaarselt siin sellised noorukid, kes räägivad meile tsitaate Bob Marley elust ja kõigest sellest, kuidas Hollandis ja ülejäänud maailmas on. Et meie jaoks on see pigem selline tavaline, et keegi üritab meile teha selgeks, et meie oleme siin
pimedusest löödud ja ei tea, mis päris maailmas elu on. Ehk et kui nüüd laiemalt mõelda, siis me oleme professionaalid, kes on nooruki psüühika enda jaoks selgeks teinud. Mul ei oleks midagi selle vastu, et vaielda mingite muude tõdede üle, aga kanepi koha pealt, ma kahjuks koos oma tiimiga peame aastast vastama samamoodi, et kahju küll, aga ma ei saa sinu seisukohti jagada, et see ei ole turvaline, kuna arstina ma tean, mida tetrahüdrokannabinool inimese ajuga tegelikkuses teeb. 15-aastane Külli sattus lastehaiglasse pärast vanemate lahutust. Veel 9. klassis viitele õppinud Piiga murdus pinge all, läks vanematega tülli, põgenes kodust, jättis kooli pooleli ja läks baari tööle. Temagi allakäigutrepp algas kanepist, mis lõpuks laostas tüdruku elu kapitaalselt. Inimestel on tihti nagu sellised vastuolulised kujutelmad, et ma lendan nagu kõrgelt ja ei kuku kunagi. Ehk et nad unustavad ära selle, et kui ma oma keha ja eelkõige antud juhul narkokontekstis oma aju kahjustan, siis ma tegelikkuses oma potentsiaali nürin. Ja 20-sed inimesed, kes enam meile siia ravile ei saa, saadavad mulle kurbi meile sellest, et doktor aidake, eriti peale sellised saated, nagu te teete, tulevad ka sellised meilid, eks ole, et appi, ma olen täiesti hädas omadega, mul on nagu tõsised keskendumishäired ja mul ei vea üldse enam ülikoolis välja, ma jätsingi pooleli. Ja ma olen nii närviline, et inimesed mu ümbert jooksevad laiali, mu suhted on täiesti saasta, siis ma pean vaatama, kuhu siis see täiskasvanuks saanud inimene läheb, aga tegelikkuses on ta seda jointi tõmmanud, eks ole, 14. eluaastast saadik järjest harjumuspärasemalt. Ja sinna otsa ei ladestu tihti mitte ainult alkohol, vaid väga tihti on stimulandid on hästi tavaline seal kõrval. Esimest korda haiglasse kanepist võõrduma toodud Külli kahjuks sõltuvuse küüsist lahti ei saanudki. 19-aastaselt tuli ta juba ise haiglasse. Kunagine 5-line neiu oli rajust elust nüüd külge saanud juba märksa tõsisema amfetamiini sõltuvuse. Täna peab tüdruk eluheitlust, ravib enda antidepressantidega, käib psühhoteraapias ning peab leppima kehvade valikutega, mida 9. klassi haridusega neiule tööturul pakkuda on. No mõni oponent võib öelda, et kuulge, mis te ajate nüüd? Tõmbas ühe kanepi suitsu ja elu laostus tema jaoks või? Mõne jaoks laastub ja sellepärast, et aeg-ajalt perearstid helistavad selliste noorte pärast, kellel laastuski, et kes sai sellise paanikahäire, et ta peab pikalt ennast ravima. Ehk et rohkem kui psühhootiliseks muutumist juhtub selliste tundlikumate inimestega, juhtub paanikahäiret ja sellised paranoiliste mõtetega paanikahoogusi ehk pluss keskendumishäiret. See on asi, mida nagu me ei oska väga tähele panna, jah. Päris hästi toimetan, nagu olen puhas ja käitun viisakalt pealt näha, aga inimesed ei saa hästi aru, kui neil keskendumine läheb käest ära, uni läheb käest ära, nad on sellised rahutud ja impulsiivsed, ehk et tülisi tuleb palju. Meie juurde sattus päris hästi kindlustatud jõukast perest noormees, kes siis meie teenusele saabudest oligi kanepi psühhoosiga, ehk siis ta tegelikult oli suhteliselt kontaktivõimetu, ta ei mäletanud oma nime ja sellest välja tulek võttis umbes nädal aega. Nii et siiski kanepi regulaarne tarvitamine igapäevane, et siis sellel võivad olla tegelikult väga karmid tagajärjed. Nii et selle müüdi ma tahan kindlasti siin ümber lükata, et kanep on ohutu roheline loodusest pärit taim, eks ole, et millele isegi sageli mingisuguseid raviomadusi omistatakse. Tallinna laste turvakeskuses on täna 48 last, vanuses 10–17, kes on esmase ravi juba läbinud ja vajavad pikaajalist võõrutusabi erinevatest sõltuvustest, valdavalt alkoholist ja uimastitest. Ja nagu näitab viimase aja trend, on tüdrukuid juba sama palju kui poisse. Igal aastal me näeme, et see 48-kohaline keskus tegelikult ka ainult Tallinna jaoks jääb mõnel juhul juba väikeseks ja järjekorrad broneeringutest tekivad meil ukse taha, nii et ma arvan, et see on üks selline teema, mida ka Eesti riik tegelikult laiemalt peaks natukene või tõsisemalt suhtuma ja ka reageerima. Kui 16-aastane Andrus turvakeskusesse suunati, oli ta juba 2 aastat narkomaan. Algas kõik sellest, et Andrusele meeldis tüdruk, kes tarvitas uimasteid. Et neiule meeldida, hakkas ka poiss kanepit suitsetama, siis tuli amfetamiin, vanemate tagant varastamine ja lõpuks sattus Andrus üledoosiga lastehaiglasse. See on klassikaline lugu, mille sarnaseid on turvakeskuses 10. Need karmid lood, need reaalselt eksisteerivad? Jaa, mul ei ole aega õhtuti neid niisama välja mõelda. Et mis iganes haigusloo sa lahti võtad, need lood on selles mõttes üsna ühte väravasse, et
väga rikutud tervised, väga rikutud eluteed ja üsna küsitav prognoos, et kas nad suudavad ennast õigel ajal saada nii palju jalule tagasi, et need käest libisenud aasta-paar tagasi teha. Ja, ehk et hästi tavaline on, et põhikool jääb pooleli, et või jääb ka keskkooli esimene aasta pooleli ja mida me teame oma patsientides, neil jäävad tihti ülikooli esimesed aastad poole, et siis on täielik mõõn saabub, et nad ei vea välja. Kas need noored, kui nad nüüd siin on, nad saavad aru, et nad tegid midagi valesti või? On lapsi, kes on esialgu väga trotsi täis. Nad ei tunnista oma probleemi, ütlevad, et jah, mul ei olnud mingit probleemi, jah, ma ei käinud mõnikord koolis ja tarvitasin, aga see ei olnud probleem, nad eitavad probleemi. Aga siin, kui nad on siis läbinud juba osa programmist, nendega on tehtud siin vastavaid grupitöid, räägitud nendest probleemidest, sageli see nii-öelda tõde jõuab nendele kohale hiljem ja siis nad saavad aru, et tegelikult ja nad vaatavad tagasi ja nad saavad aru, et nad olid hädas tegelikult ja nad ei tulnud sellega ise toime. Ehk et see on nagu pigem täiskasvanute kunst, kuidas neid aidata nii palju, et mitte liiga palju pidada mõttetut dialoogi selleks, kuidas kanep tuleks Eestis legaliseerida, millest ma võin ka vestelda. Aga põhimõtteliselt ka sellest teisest poolest, mis on hästi oluline töö just, et ta õpiks oma elu nagu nägema, et mis mul tegelikult laiemalt siin on, et mitte ainult see kanep ja kogu see minu karm kamp ei ole kõige tähtsamaid, vaid et väga tihti nad ju kaotavad oma häid sõpru ja mida nad kaotavad oma tulevikku, oma elukvaliteeti. Ja võt seda üks 14-15 aastane tihti läbi ei hammusta. Ja see on nüüd suure inimese asi, seda mõnusalt talle rääkida, et ta saaks aru, et kui sa nüüd nagu piiri ei pane, siis 25, et sul karjääri enam ei ole. Sinnamaani sa võid veel natukene hakkama saada, aga et sa võid oma aju töötamise nii palju ära rikkuda, et seda taset oma elus, mida sa oleksid võinud oma võimetega saada, sa kindlasti ei saa. Sa saad hulgad rikutud suhteid, kehva sissetuleku ja halva tervise. Riik kulutab narkoennetusele igal aastal miljoneid. Näiteks politsei peab ainuüksi Tallinnas ja Harjumaal koolides aasta jooksul ligi 100 loengut uimastite ohtlikkusest. Kui uskuda üht 17-aastast koolipoissi, on sellest kõigest aga vähe kasu ja paraku nendib seda ka narkopolitsei ise. Kas koolis muidu räägitakse ka uimastite ohtlikkusest? No vahest ikka tulevad need loengud kooli. No mis tundega ta seal istuta siis? Ei olegi mingit tunnet, lihtsalt kuulad, et okei, mis ta ajab. See ei ole ju huvitav. Kas noored kooliõpilased täna võtavad tõsiselt sellised loenguid? Ei, sest inimesed on kord siuksed, et nad peavad õppima enda oma vigadest. Enamus ei saa võib-olla aru nendest noortest, et isegi kui me nende loengutega päästame 1-2 inimest, on see võit tegelikult. Et eks me seda püüame teha, et kuidas siis ikkagi kõik need lood kanepi ohtlikkusest lasteni kohale viia? Olukorras, kus suur osa iseteadlikke teismelisi itsitab kooli narkoennetusloengu ajal tagareast pihku ja arvab, et teab ise paremini, kuidas kanep tegelikult mõjub. Mina paneks nad nendele lastele, kes on mingi tobeda õnnetuse läbi haiglas pikali teistele raamatuid lugema või mingisuguseid ratastoole lükkama ja siukseid asju. Ma paneks nad reaalselt asja tegema, et istub ja loeb ette kellegile, kes ei saa sellepärast ei liigutada, et ta on kaelasaadik kipsis ja siis ta hüppas sealt kuskilt kõrghoonest alla, eks ole, need toredad inimesed on meil traumaosakonnas otsast otsani metalli täis. Peale seda, kui ta mõne peo järgi on kuskilt alla otsustanud hüpata, ta isegi ei tea alati seda, et ta tahtis seda teha.